anna mingi signaali. Austatud kolleegid, tere päevast! Me jätkame vestlusi tsivilisatsiooni ajaloo ja kultuuri ja ütleme, tsivilisatsiooni seost kultuuri, kunstiga ja selliste asjadega. Möödunud kord me rääkisime ilmapuust ja täna me natuke jätkame ilmapuust ja toome sisse olulise tegelase, lausa kangelase, nimelt seda, keda nimetatakse kultuurikangelaseks. Aga enne kui me alustame kultuuriga, ma tahan korraks peatuda ajaskaalale. Asi on selles, et tänapäeva inimesed, eriti need, kes on humanitaarid, üsna halvasti kujutavad ette ajamastaabi. Umbes nagu Ameerika koolilastel küsiti, millal surid välja saurused, nad ütlesid siis, kui valged inimesed tulid meie kontinendile. Saurused inimesed, millal kõik see oli? Ma tahaks natuke ajaskaalast rääkida. Meie maa vanus on umbes, tegelikult arvamus on natuke lahkavad, aga enam-vähem konsensus 4,5 miljardit aastat tagasi. Elu ainurakulised tekkisid 1,5 miljardit aastat tagasi. Seened, esimesed nagu mitmerakulised, umbes alla miljardi aastat. Vabandust, 9. Jah. Ja esimene inimene, keda loetakse mitokondriliseks Eevaks, elas kuskil Keenia kandis 200 000 aastat tagasi. Huvitav, et esimene Aadam elas, kellest me kõik on tulnud, elas tükk maad hiljem, umbes 50 000 aastat hiljem. No vot, see on siis ajaskaal. Homo sapiens on seal päris lõpus ja see sama skaala. Kusjuures nagu te saate aru, et tule ja termiliselt töödeldud toitu kasutasid juba Homo erectused ja seal denisolased ja teised neandertaallased. Niisiis, me täna räägime sellest, kuidas Prometheus tõi tule inimeseltele, aga tegelikult tuli oli palju varem. Nii, lihtsalt teises mastaabis. Tegelikult see on lihtsalt mõtteline joon, ta ei mahu siia. See on oma aeg ja inimese aeg. Seened natuke suurem sektor. Kui me arvame, et seal antiigiaeg oli kui ammu, siis see oli täna hommikul, mõni tund tagasi. Aga seal, ütleme, esimesed tsivilisatsioonid seal Mesopotaamias, Egiptuses, need olid eile õhtul. Mida ma tahan öelda, et suurem osa inimkonna ajaloost ei ole kuidagi rekonstrueeritav otseste, ta on rekonstrueeritav, aga mitte otseste andmetega. Ta on nimelt teaduslikud rekonstruktsioonid selle kohta käivad. Nii.
see on jällegi homo sapiens, siin tuleb korrutada saega. Need on nagu homod. Nii, ja nüüd jätkame, see on lihtsalt taustaks. Jätkame sealt, kus me lõpetasime möödunud kord. Nimelt jumalate ja inimeste positsioneerimist ilma puhul. Nüüdisaegse esteetika ja mitte ainult esteetika. Teatud määral see mõjutas ka antropoloogiat. Nimelt nüüdisaegse esteetika ja antropoloogia jaoks oli väga oluline Friedrich Nietzsche üsna lühike raamat. Alguses oli üldse essee, tragöödia sünd muusika vaimust. Nietzsche järgi on olemas 2 tüüpi kunsti. Üks kunst tuleneb Apollost, teine Dionysosest. Apollo kunst on kiretu, täiesti steriilne. Ta on seotud valgusega, Apollo või Phoebos on päike. Ta on seotud valgusega, ta on seotud sümmeetriaga, ta on ratsionaalne ja staatiline. Kõige paremini väljendavad apollolikku kunsti Kreeka templid. Erinevalt Euroopa templitest, nende perimeetril ei ole seinad, vaid sambad, et valgus paistaks sisse. Nad on sümmeetrilised, nagu õhulised ja täiesti, nad on ratsionaalsed, nad on väga täpselt kalkuleeritud ja nad ei tekita mingit emotsiooni. No võib olla ainult intellektuaalselt. Täiesti midagi muud on Dionysos ja tema kunst. Dionyslik kunst on tume, kirglik, traagiline, seotud ööga. Ja siin on veel üks oluline aspekt. Apollolik kunst on täiesti kiretu, aga ta on personalistlik. Seal me teame autoreid, kes seda teeb. Ja me teame tema plaane ja mõttekäike. Dionysiad on, isegi ei saa öelda, et kollektiivsed, nad on antiindividuaalsed. Seal Dionysos valitseb öösel, Dionysiad on kollektiivsed ja tormilised. Siin on veel üks oluline aspekt. Apollolik kunst realiseerub ruumis, ennekõike ruumis. Dionysoslik kunst ei saa öelda, et realiseerub ajas. Ta on ainult ajahetkes. Seda võiks nimetada mingisuguse performance'i eelkäijateks. Nii kaua, kui see käib, nii kaua see on. Aga mis on pärast? Pärast seda on laibad, ruinid, igasugust sellist kunstitehas. Apollolik kunst on aseksuaalne. Dionysiad on, isegi ei saa öelda, et seksuaalsed. Nad on vägivaldsed ja seksuaalsed.
on lugu naisest, kes hommikul avastas, et tema poeg on tapetud. Aga selgus, et ta Dionüüsiuse käigus ise osales oma poja vägistamises ja tapmises. Ja mis veel siin on? Mäletatud meie nemad, inimesed versus ennekõike loomad. Dionüüsiuses osalevad loomad seal, kusjuures no ütleme, apollolik kunst on vaikne, aga seal on seotud õudsete helidega. Vähesed inimesed praegu seostavad foobiat flöödiga. No, mis seal nii õudselt on flöödis? Aga samas see on üks esimesi kirjeldatud foobia, et see on nimelt aulofoobia. Muidugi aulos ei ole niivõrd flööt, kui ta pigem on praegu aboe sarnane. Aga no seal ütleme, ülikoolis on aula. Jah, seal, kus mängitakse aulost. Aga vot see aulofoobia. Inimestel tekkis kabuhirm siis, kui nad kuulsid seda aulose heli. On püütud seda seletada selle aulose tämbriga, et see tekitab sellist nagu ihukarvad tõusatmist. Tegelikult ei tekita. See kuulake aboed nii palju, kui tahate, seal midagi õudsat iseenesest ei ole. Aga see on hea näide sellega, kuidas kultuur tekitab foobiaid. Mitte aulose tämbr, aga see, millega ta kaasnes. Et kõigepealt me kuulame seda aulost ja siis tuleb see õudne dionüüsuslik protsessioon. Nii. Ja Nietzsche jaoks ja hiljem Nietzscheani jaoks Dionüüsiates avaldub maailma hing. See ja see on muusika. Seda ei saa seostada otseselt Pythagoreismiga, sest Pythagorasel muusika oli samas ka harmoonia. Aga see muusika vaim on traagiline ja kui Dionüüsiad muutusid rituaaliks, siis nad andsid muuseas antiiktragöödia. Tragöödia muuseas tähendab sikkude või sokkude laulu. Nii et mitte aulost, jah, aga need on vot seal need loomad. Nii et kujutage ette, seal Shakespeare, jah, sokulaul. Sokulaul Taani printsist Hamletist. Okei, nii. Kuidas see kõik on seotud meie teemaga, kultuurikangelasega ja ilmapuuga? Dionüüsos on Indoeuroopa juured, Dionüüsose Indoeuroopa juured lähevad niinimetatud põhimüüdi juurde. Põhimüüd seisneb selles, et Jumal, kusjuures ta nagu peajumal ja võib-olla isegi ainujumal. Jumal, kes on samas selge taeva jumal. Märgime siin sulgudes, et standardne arusaam
õpikutes on nii, et kreeklastel olid seal Zeus, no ja seal teised jumalad, muuseas Apollo, kes oli vähem tähtis jumal. Aga siis roomlased adapteerisid seda, siis Zeusest sai Jupiter. No ütleme, võrdlev mütoloogia ütleb, et Jupiter oli vanem kui Zeus. Ja tema semantikas on seda, mida Zeusil ei ole. Ta on selge taeva jumal. Või ütleme, ennekõige taeva jumal. Aga kreeklastel Zeus on piksejumal. See oli selline teatud transformatsioon või revolutsioon taevariigis. Et piksejumal võttis taevajumala koha. Ja siis kreeklastel Zeus ja vähem tähtis jumala Apollo, kes on selge taevajumal, kes on päikesejumal, Phoebus. Nii, aga seal nagu tavaliselt müütides teatud atribuudid või omadused läksid segamini. Zeus on, niisiis, Zeus on piksejumal, Apollo on päikesejumal, aga ta on ka piksejumal. Temal on vibu ja nooled ja need nooled on piksed. Apollo lasi sellist noolt, nagu teate, Achilleuse kanda. See ei olnud tavaline nool, aga see oli pikk, sellepärast Achilleus sai surma. Nii, okei. Tuleme tagasi põhimüüdi. Taevajumal võitis, mida ta võitis? Ta võitis kaost. Ja tavaliselt see kaos on mingisugune lohemaa tavaline. Ja tema samas piksejumal, kreeklaste Apollo, slaavlastel ja baltlastel see on Peruun või Perkunas. Tema istub ilmapuu ühel oksal. Ja siis selle pikse jumala poeg, noorem poeg, tõstab tema vastu mässu. Ja selle eest tuleb teda rängalt karistada. Nii, kuidas teda tuleb karistada? No üldiselt oleks hea tappa, aga paraku jumalad on surematud. Mis siis pikse jumal teeb? Ta raiub teda väga väikesteks osadeks ja viskab maa alla. Ja siis need tükid kasvavad sealt välja. Kas pilliroona või seal mingisugune. Ja nendest tehakse muusikariistu. Ja sellised jumalused on, mis sealt maast välja kasvavad, on mitu. Ainuüksi kreeklastel on Adonis ja Dionys. Dionysos. Ja kuidas Adonis ja Dionysos on veel seotud, ei ole päris selge, aga meid huvitab Dionysos. Tema on ktooniline jumalus. Jumalad on seal üleval, taevas või selles ilmapuu kõige üleval korrusel. All on mingisugused koletised, aga tema, Dionysos, on mõlemad. Herakleitos ütleb, et Dionysos ja Hades on üks ja sama. Dionysos ja põrgu on üks ja sama. Niisiis ta on jumal, aga samas ta on ka põrgu. Tuleb taevast, maa alla, kasvab välja ja mis ta teeb? Ta toob inimestele igasugust muuseas rõõmu. Kuidas on kõige paremini rõõmu tuua, on
anda neile veini. Üldiselt juba antiigi ajal Apollo ja Dionysose ikonograafia on väga sarnane. Kust me teadame, kumb on kumb? No, mõlemad toetavad Muuseas puule. Sellel on, ütleme, tehniline põhjendus, et muidu nad halvasti seisavad püsti, skulptuurid, aga see on ka kindel sümboolika. See on ilmapuu, aga ma spetsiaalselt panin need vales järjekorras siin, et Dionysosel on siin viinamarjad, aga Apollol on madu. See madu on püüton. Õudne koletis. Niisiis, ma tahan öelda, et üldiselt see maailma kaos on ükskord juba võidetud, aga ta tuleb välja järgi. Kes on püüton? Püüton on vanem kui jumalad. Ütleme, Gaia maa on ka jumalanna, aga ta ei ole Olympuse jumalanna. Ta tuleb veel sellist nagu titaani eelsest maailmast. Niisiis, aga ta on naissoost, tal on vaja, ta iseenesest ei saa sünnitada. Ja siis ta tegi endale meest või midagi vähemalt seemneallikat mudast. Niisiis ta on ise maa ja siis mudast teeb endale ja tulemuseks on püüton. Tähendab, praegu püüton on zooloogiline termin, aga tol ajal ei ole niimoodi, et oli madu nimega püüton ja siis metafooriliselt seda tõsteti seda nimetust draakonile, oli täiesti vastupidi. Oli kõigepealt püüton on draakon ja siis, kui leiti sellist suurt ja õudset madu, siis anti talle metafooriliselt selle mütoloogilise nime. Nii, see on püüton ja Apollo tapab teda. Kus ta tapab seda? Ta tapab seda seal, kus hiljem tekkis Delfi. No, seal on erinevad variandid, kuidas ta tappis. Nii, muide, te näete, siin on vanker. See on nagu teisest müüdist, aga üldiselt Apollo on päike, Phoebos sõidab mööda taevast selles vankris. Nii, aga see on, jätame meelde need hobused, mis ratsutavad taevas. Nii, no vot, tapab seda püütonit ja sealt tekib mingisugune auk maa sisse ja sealt tulevad mingid hääled. See on variandid. Üks variant on see, et püüton ise oli juba ennustaja ja selline oraakel. Aga levinud variant on see, et oraakel tekkis pärast seda, kui püüton oli tapetud ja sellel kohal püstitati Apollo templit ja seal oli Kreeka kõige autoriteetsem oraakel. Mitte Zeuse oraakel, aga Delfi oraakel, mis oli seotud sealt võitavad august, nagu räägib Apollo, mitte Zeus. Nii. Siin on jällegi see Apollo koos maoga, ta on peaaegu alati. Üldiselt see, et ta tappis püütonit, see ei meeldinud, sest püüton oli ka nagu jumalus. Ja ta karistuseks ta pidi 8 aastat maa peal mingisugust töid tegema. See on erinevad variandid, kas ta pidi seal Trooja lähedusel tegema või mujal. Igal juhul ta karjatas loomi.
ja mingis variandis ta oli ka esimene loomade karja. Ja sealt see loomakasvatus kasvas välja. No, see on moodne Pythoni kuju Barcelonas Parc Güellis. Ma käisin seal, ma ei teadnud, et see on Python, arvasin, et niisama. Sest seal ei ole teada. No, seal on üldse, kui te olete käinud Parc Güellis, seal on väga palju krüpteeritud sõnumid. See ekskursioonijuht, kes mulle seletas, ütles, et vot, vaatage, et see on selline asi, et parki tellis nii Gaudi oli selline pühendunud katoliiklane, aga parki tellis üks vabamüürlane. Ja sellepärast on seal salajad vabamürgi märgid, vabamüürlaste märgid. Vot näiteks see, vaatan, absoluutselt ei näe, sest me teame, et seal populaarses, eriti niisugust vabamüürlaste paljastavas kirjanduses on selgelt seda mingisugused kolmnurgad ja märgid. Jah, ei oska näha, jah. See on elefant. Ma ei näe elefanti, seal on 5 kolonni, aga tähendab elefanti, aga elefant on tarkus. Aga tarkus on vabamüürlastele selline väga oluline sümbol. Nii et igal juhul see, kes tellis parki, oli väga rahul selle Gaudi tegevusega, sest see on, austatud kolleegid, üks salajaste märkide tunnus. Nad on salajased. Nii, no see on selline renessansiaegne ettekujutus, idülliline Bacchusest või sellest Dionysosest, ta on sealt veiniga. Nii, Apolloga siiski ei ole nii selge, nagu ma alles teile rääkisin. Apolloga on seotud ka teised kunstid, mitte ainult arhitektuur. Ja Apollo oli mitte üksnes seal karjaloomade karjal, aga ta oli ka muusade karjal. Nii, vot siin on need muusad ja keskel siin Apollo neid karjatab. Nii et kõik kunstid, kunstide hulgas on geograafia, ajalugu ja ta neid seal karjatab. Okei, kes on muusad? Üldiselt see etymoloogia ei ole absoluutselt selge. Vladimir Toporov, väljapaistev vene folklorist, antropoloog ja üldse selline väga laia haardega filoloog, seostab muusad hiirtega. No, muus. Aga mitte ainult lihtsalt see sõnade kooskõla. Ta näitab, rekonstrueerib need funktsioonid. Eesti keeles hiir on ennekõike selline loomake, kes elab majas. Hiirtest me veel täna räägime. Elab majas, halli ja sööb juustu. Ei, hiired on põlluhiired. Ja niisiis, need on põlluhiired, kes tantsivad põllul, aasal. Aga kes on see Apollo? Mis Apollo on päike. Erinevatel rahvastel, ütleme, hindu askeetidel on siiamaani selline praktika, et vaadatakse päikest. Üldiselt ei ole tervislik, ütleme, harrastus. Mõne sekundiga saad pimedaks. Aga kui vaadata
piisavalt kaua, aga mitte liiga kaua, siis kui sa keerad pilgu ära, sa näed musta päikest. Kusjuures, ja see on niisugune müstiline päike, mida need askeetid vaatavad. Nii, aga kui sa oled ise päike, siis sa oled sellest valgusest pimestatud. Ja niisiis me näeme siin Apollo ja kaunid daamid tantsivad, need on muusad, aga tegelikult, või ütleme tegelikult, arhetüüpiliselt, see on mutt ja põlluhiired. Nii, see on Vladimir Toporovi rekonstruktsioon. Ei ole üldtunnustatud, aga no vähemalt naljakas. Ja seda juhtub, kui on inimene hästi erudeeritud ja ütleme, et pigem kuivik, siis tal vahel tulevad väga naljakad asjad välja. Nii, jällegi siin mõned asjad ikonograafias. Üldiselt üsna sarnane. Apollo, Veenus, Adam, Eeva, hea ja kurja tundmise puu, samas ta on ka elupuu, mis on ilmselt seotud ilmapuuga. Ma Pindarost ja Horatsusest vist rääkisin juba möödunud kord, nii et ma ei korda. Nagu vastand, aga samas neil on palju sarnast. Ja mõlemad on seotud luulemeega. Mesilased elavad, sellist müstilised elukad, kes elavad ilma puuladvas. Jumalad elavad kõrgel okstes, seal natuke allapool linnud, siis maa peal inimesed ja maalektoonilised koletised. Aga ladva sees on putukad ja nende hulgast kõige tähtsamad on mesilased. Ja ma rääkisin ka sellest, et nagu ilmapuu ja ilmamägi on nagu täiesti erinevad asjad. Ja, aga mõlemal on oluline see, et seal sees on kanal. See ilmamägi on tavaliselt vulkaan, mis ühendab maa-alust maailma taevaga. Nii. Need on siis kultuurikangelased. See on Ateena esimene kuningas, nimelt Kekrops esimene. Kekrops esimene. No, see ikonograafia, see pilt ei ole päris õige. Tal mõlema jala asemel on madu. Ja, nii et nagu kahe sabaga. Aga üldiselt ta oli väga ontlik inimene või see kuningas. Tõeline, kes on kultuurikangelased? Täpsustame. Jumalad lõid maailma, kogu universumi. Ja muuseas ka inimese, no võtame näiteks piiblit. Aga seal inimene on loodud, mis edasi saab. Ta on alasti, ädine ja ei oska midagi. Siis keegi neile õpetab. Keegi neile midagi õpetab. No, piiblis on 2 varianti. Esimene variant on see, et kultuurikangelane on Adam. Ja Jumal annab talle selle funktsiooni. Jumal lõi kogu maailma, aga siis lõi ka Adamat ja ütleb talle, aga sina anna asjadele nimed. See maailm, sa valitse nende üle, aga anna asjadele nimed, see asjadele nimeks panemine on esimene valitsemise akt. Ja seda me teeme kogu aeg ka praegu. Ka lapsed, kui nad kedagi tahavad solvata, nad annavad talle mingisuguse solvava nime. Ja?
ma ei tea, kas eesti keeles on mingisugune selle vastumürk, vene keeles on nii, et kes eesti keeles muidugi on, kes teisele nime annab, see ise seda kannab. Täpselt, jah, põrkas tagasi. Aga see, annan sulle nime, see tähendab, ma teatud mõttes valitsen sinu üle. Sellepärast paljudel rahvastel nimi on saladus. Mis su nimi on? Nipitiri. Ja, sest et annan sulle oma nime, sul on mingi võim minu üle. No umbes nagu pangakonto number. Ja, nii, vot Adam valitseb, annab nimesid. Teine variant ei ole nii hea ja see on erinevatel hereetilistest variantidest, et saatan juhatab inimesi igasuguste, no kõigepealt ta kuidagi avab neile teed hea ja kurja tundmisele, aga veel õpetab neile igasugust asju. Ja seda näiteks sellisest arusaamast näiteks lähtus Martin Luther, kes ütles, et vot kõik need teadlased ja nad on ju võlurid. Ja muidugi, sest nad kõik teenivad saatanat, aga saatan on väga vilunud tehnees, kunstides ja teadustes, sest tema on neid praktiseerinud mitu tuhat aastat. Inimene oma elu jooksul saab ainult väikse osa sellest, aga saatan on meister ja iga asja peale Mihkel. Nii, üldiselt, tavaliselt on niimoodi, et kunstid, teadused ja igasugused oskused keegi õpetab. Ja seda kedagi nimetatakse kultuuriliseks kangelaseks. Tihtipeale me seda näeme, see on ambivalentne kuju. Ta on hea ja kuri korraga. Aga Kekrops on selles mõttes erand, ta oli ainult hea. Ta valitses väga õiglaselt Ateenat ja seda Atikat ja andis seadused või õigemini, need õigem oleks nimetada kombed, sellist monogaamset abielu ja no, üldse sellist ontilist käitumist. See kultuurikangelane on inimene, aga ta on mitte ainult inimene, vot siin need zoomorfsed jooned on Kekropsil väga selgelt näha. Kultuurikangelaseks, võib-olla kuulsam on nendest on Prometheus. Prometheus ei ole inimene. Ta oli titaan. Ja üldiselt enamus titaane Zeus hävitas, hävitada ei saa, nad on surematud, aga siis nad on saadud maa alla, mere alla ja nii edasi. Aga ktoonilistesse valdkondadesse. Aga Prometheusele tehti erand. Esteetilistel põhjustel, ta oli nii ilus. Mis tähendab nii ilus, ta oli inimese moodi. Nii. Ja tänu sellele, või tänu tundes sellele, et jumalad võtsid teda enda juurde, ta varastas jumalatelt tule. Ja jumalatel varastas, inimestele andis. Nii et ta on varas, aga ka kangelane. Ja mis on oluline, et ta maksis selle eest väga kõvasti kätte. Ta teadis, selle teadmisega kohe, teadmise kohta me kohe räägime. Igatahes ta oli hoiatatud, et see tule varastamine ei ole hea mõte. Aga ta siiski seda tegi ja maksis selle eest väga ranka hinda.
kultuuriline kangelane on peaaegu et universaalne kuju. Peaaegu kõikides maailma areaalides me seda kohtame. Üks variant, mis on hästi kirjeldatud Claude Lévi-Strauss'i poolt, on Barcarool. See on Amazonase kandis elavatele rahval müüdid pesade rüüstajate kohta. Kui te olete lugenud Lévi-Straussi, tema kuulsat tetraloogiat, siis te teate, et ta esitab seda mitte jutuna, muidugi see on jutt, see on sõnad, aga nagu muusikalise teosena. Et seal on, ja isegi esimene köide algabki pesade rüüstaja aariaga, Barcarool, aga see on huvitav ja oluline, et sarnased müüdid on peaaegu kõikidel selle areaali rahvastel, ehkki seal on erinevad keeled. See tähendab, et müüt on vanem kui keel. Niisiis. Pesade rüüstaja, esimene variant. Seal on mitu erinevat variantit, seal on teema ja variatsioonid. Esimesel variantil tal ei ole isegi nime. Barcarool naised läksid metsa korjama boosid. Boo on selline futlar või tupp, mis pannakse noormeeste peenise ümber, siis kui tahab initsiatsiooniriituse käigu. Niisiis, see on oluline, et boosid korjavad naised, mitte igaüks ei lähe, korjab endale paraja boo. Nii, naised lähevad, ja üks noormees hiilis naistele järgi. Ja kui ta ema eraldus teistest naistest, tõppas talle kallale, viskas pikali ja vägistas. Juhtub. Õhtul selle poisi isa hakkas midagi kahtlustama. Miks ta kahtlustas, sest naise puusal oli sulg, mida ainult poisid kannavad intiimsetel kohtadel. Nii. Siis ta lasis poistel tantsida ja õudusega nägi, et ainult tema pojal on selline sulg. Nii. Siis isa otsustab oma selle poja ära tappa. Seal on pikad variandid, kuidas ta seda tapab. Aga alati see on seotud mingi vertikaaliga. Kas laseb tal kalli otsa ronida mööda teivast ja siis võtab teiva ära või siis puu otsa ja nii edasi. Ma panen erinevad variandid kokku. Nii, poiss ronib puu otsa ja selleks, et tal oleks midagi süüa, ta jahib teatud sisalikke, päris suuri, ja paneb need endale ümber. Aga siis, kui ta seal puu otsas juba üsna kõrgel on ja see on mitu päeva, siis need hakkavad mädanema ja lehkama. Ja nii kõva hais on, et poiss kaotab teadvuse. Nii kaua, kui ta seal tšillib ilma teadvuseta, tulevad raisakotkad ja söövad need kõik sisalikud ära. Aga satuvad hoogu ja söövad poisid tuharad ka ära. Poiss ärkab üles, tagumikku ei ole. Hakkab sööma midagi, toit ei püsi, sest tal ei ole tagumikku. Nii, aga siis tal tuleb meelde, et seda tagumikku võiks teha mingisugusest
savist, mida tehakse nagu tainast. nii, teeb selle, saab süüa ja nii edasi. nii, jätan seal paljud seiklusi vahele, vabandust, need raisakotkad teda päästavad, viivad teda üles. ja tänu nendele ta õpib lendama. siis ma jätan hästi mitu seal varianti vahele, siis mingil põhjusel ta hüppab kaljult või puust alla ja hüppab või kukub ja satub vee alla. seal vee all ta elab kaladega. nii seal, et linnud õpetasid tal, kuidas ülemises kihtides elada ja kuidas seal toituda, aga kalad õppisid, kuidas vee all elada. nii, ja siis ta tuleb oma külasse tagasi. seal on ka jällegi palju variante, et see küla enam ei ole, nad on kuskil ära läinud, aga ta tunneb, vabandust, ma unustasin väga olulise asja. Miks ta jääb ellu? Sellepärast, et ta emapoolne vanaema oli juhuslikult nõid ja ta hoiatas poisi. et sa ei lähe isaga niisama välja, aga isa otsib seal võimalust sind tappa. nii, aga siis ta näeb inimeste jäljed ja oma vanaema kargujäljed ja nende järgi ta läheb sisse, aga ta ei julge kohe siseneda, ta muutub sisalikuks ja läheb sisalikuna. seal on mitu varianti, kuidas ta tuntakse ära, ta võtab erinevaid kujusid ja nii, siis järgmine tuleb sinna inimeste hulka, õpetab neid, kuidas, niisiis tänu lindudele ta õppis, kuidas seal elada taevas ja puu otsas ja tänutundest lindude vastu ta õpetab inimesi, kuidas rüüstata pesasid. siis veel ta tänutundes kalade vastu, ta õpetab inimesi kalu püüdma. nii, ja siis on sellised vihjed, et ta annab ka nendes seadused. Vana kord ei kehti, aga vot nüüdsest välja nagu emaga ei seksi, isa ei tapa. Nagu oleks lugenud Freudi. Freud ei ole lugenud seda Levi-Strauss. nii, annab seadusi. See on kultuurikangelane. Mida ma ei leidnud selles müütes, ta ei anna neile tule. Tule kohta on hoopis teised lood seal Lõuna-Ameerikas. See on lugu naisest, kes oli abielus jaaguariga. Sest miks ta abielus jaaguariga? Väga mõistetavatel põhjustel. Ta tahtis liha süüa. aga seal inimestel oli väga vähe toitu üldse, aga liha sai väga harva. nii, aga jaaguaril oli liha alati palju. ja siis ta abielus jaaguariga ja sai palju liha. ja siis ta kutsus jaaguari elama sinna inimeste juurde. Jaaguar ütles, et ta päris sinna ei tule, aga ta teeb oma onni sinna asula äärele. vot me mäletate, me rääkisime sellest, et kes elab nagu asula sees, aga samas ka väljas, nagu Mölder ja Sepp. vot midagi sellist tegi jaaguar. aga enne seda, kui ta läks siis lõplikult inimeste juurest ära, ta õpetas inimestele tulega ümber käia ja küpsetada toitu. see on Levi-Straussi järgi selle inimese tähtsam omadus erinevalt teistest loomadest. Inimene on ainuke loom, kes sööb termiliselt valmistatud toitu.
niisiis on meil toit, ma ei hakka joonistama, toit, siis on valmistatud ja mitte valmistatud. Valmistatud on hapendatud, mädandanud ja nii edasi. Seda teevad ka loomad. Väga paljud loomad, nagu eelmädandanud toit on selline delikatess. Või seal hapendatud ja midagi. Aga termiliselt töötletud toitu söövad ainult inimesed. Mäletate meie esimest skeemi, sest tegelikult juba varem kui homo sapiens. Nii, siin on üks oluline aspekt. Tuld kasutasid inimest väga ammu. Aga nad ei osanud tuld teha. Tuli oli kas piksest või vulkaanist ja olid erinevates religioonides spetsiaalselt nagu tuleteenijad või isegi võiks nimetada preestrid, kes hoidsid tuld. Inimestel on väga oluline, et see tuld hoitakse koldes ja see oli naiste funktsioon. Sest kui tuli kustub, siis kõik, kuskilt ei saa. Nii, vot seal Jaguar tõi neile tuld, aga ta ei õpetanud tuld teha. Ja siis seda tuld jagati seal laiali, aga kõikides külades see kustus, aga selles külas, kuhu Jaguar tõi, veel ei olnud ja siis kõik tulid selle tule järgi. Nii et see on selline väga vana ja väga võimas ettekujutus, et tuld saib ainult tulest. Et see on, tuul nagu nakatab tuld. Ma toon sellise näide 20. sajandist. Benjamin Lee Whorf, kuulus Ameerika keeleteadlane, tema raamat on eesti keelde ka tõlgitud. Ta oli, enne seda, kui ta hakkas keeleteadlaseks, ta oli tuletõrjeinsener. Ta oli tuletõrjeinsener, aga mitte see insener, kes sõidab koos tuletõrjujatega sinna tulekolde kustutama, aga ta oli kindlustuseks. See tähendab, et kui Benjamin Lee Whorf koos isaga tulekahju kohale ilmus, kõik oli juba maha põlenud. Niisiis, miks? Seal on erinevad variantid ja Benjamin Lee Whorf näitab enamus või väga suur hulk tulekahjudest on sellest, et inimestel on, no ta seletab seda keelemudelitega, aga need on tegelikult sügavamad kognitiivsed mudelid, mis ei tulene kooliharidusest ega füüsikateadmistest. Nad on palju vanemad. No vot, üks tulekahju oli see, et ehitajad katsid katust bituuminiga. Teate, bituumini tuleb sulatada, seal tavaliselt on mingisugune lõkke tehakse, seal katlas on need bituumini kamakad ja siis neid sulatakse. Aga bituuminil on selline omadus, et kui ta läheb keema, ta läheb põlema. Niisiis, kui tal on piisavalt kõvasti kuumutatud, siis sealt tekib autokatalektiline reaktsioon, mis tõstab ise temperatuuri. No vot, ja siis töölised tegid ja muidugi maja läks põlema. Ja siis, ja nad on nõutud. Ja see Whorf küsib, et miks te nii tegite, kas te teate, et bituumin keedes läheb põlema? Ja, aga miks te siis lasite keema? Aga no me arvasime, et kui me tõstame tule ära, siis ta enam ei süti, sest tuli saab tekkida ainult siis, kui ta on kontaktis tulega. Ja? See, et ta nagu ise läheb põlema, nad teadsid seda.
aga nad ei teadnud seda. Vot see on väga selline muistne ja väga võimas arusaam, et tuli tekib ainult tulest. Nii. Ja muuseas, Prometheus tõi tuld, aga ei õpetanud, kuidas tikka teha. Nii, ja siis tuld hoiti templites. See tule tekkimine on palju hilisem kunst. See pesade rüüstaja. Inimesed elavad maa peal. Ja paljudel rahvastel on enesenimetus on kas inimesed või maarahvas või maainimesed. Sest me oleme maainimesed. Me rääkisime ilmapuust. Ilmapuu nagu jaotab elemendid nende erinevate tasandina. Aga kultuuriline kangelane tuleb ja õpetab inimestele need elemendid. Ta on seotud õhuga, ta oskab lennata, ta on seotud veega, elab kalaga ja ütleme, mitte see vararoo kangelane, aga üldiselt ta toob inimestele tuld. Pesade rüüstaja. Ma panin siia tule, sellepärast et Levi Strauss kuskil ütleb, et ka tuli on temaga seotud, aga mitte selles müüdis. Ja ta annab seadust, aga seadus algab mingisugust kättemaksust ja no nii, vot Süüria kodusõda lõppes. Ja nüüd uus valitseja Al-Shara lubab, et teeb sellist nagu õigusriiki, kus kõik vähemused on nagu ta, aga enne seda tuleb kätte maksta alaviitidele. Nii. Prometheusel oli 2 venda, nagu me teame. Üks oli ametis sellega, et hoidis taevast, see oli Atlas, ja teine vend oli Epimetheus. Prometheus oli ettemõtleja. Ta nägi võimalusi, aga ei näinud tagajärgi. Epimetheus teadis tagajärgi, aga ei osanud ette näha. Ja ta tavaline on see, et Prometheusel tekib mingisuguse plaan, Epimetheus ütleb, et see on halb mõte. Nii, aga oli üks episood, kus osad nagu vahetusid. Prometheus tõi inimestele tule ja seos ei olnud seega teps rahul. Ja ta mõtles, kuidas seda kätte maksta, seal on erinevad variandid, Prometheust aheldati Kaukaasias vist Elbruse jälge, aga Epimetheus tahtis abielluda ilusa naisega. Ja talle saadeti ilusa naine Pandora. Ja tal oli väike kaasavara, see ikka laegas. Ja siin esiteks Prometheus ütleb, et ära võta seda naist. Ja teiseks, et mingil juhul ära ava seda laegast. Nii, aga Epimetheus ise avavus, see on see Prometheus teise vennaga. Ta on siin aheldatud, siin huvitav Kaukaasia mäed on nagu ilmapuu. Kotkas sööb talle tema maksa, mis on millegi pärast südame kohal. Nii. Ja Atlas hoiab taevast. No, teame, et Herakles korraks andis Atlasele puhkust. Nii. Oi, see valesti läheb. Vot, see on siin on, et Epimetheus ise avab Pandora laekast ja seal tulevad kõik inimeste hädad, viletsused, vaenud, sõjad
välja ja sellest ajast saadik me sõdimegi. Nii. Paar sõna Prometheuse ikonograafiast. See kuldne on Prometheus Rockefelleri keskusel. Sest kui ta tõi inimestele tule, siis see pani alguse kõikidele teadustele ja jõukusele. Kuid see on siin nagu natuke uduseks läks. See on ka Prometheus. Aga kui niimoodi vaadata, siis tundub, et Kristuse risti pealt maha võtmine. Ikoonilised, ikonograafilised vahendid on piiratud ja väga tihti me näeme, et mitte üksnes sõnad erinevates keeltes kõlavad kokku, aga ka pildid, mis peaksid näitama täiesti erinevaid asju, on sarnased. Okei, nii. Tihtipeale kultuurilised kangelased on kaksikud. Juba Prometheus, Epimetheus, väga kuulsad on Dioskuurid, Castor ja Polydeikos. Nad olid nii populaarsed Kreekas, et müntide peal vermiti mitte jumalaid, aga Dioskuure. Dioskuurid tähendavad jumala lapsed. Täpselt nagu Läti Dievadeli, jumala või taeva lapsed. Või Leedu Dieva Sunelai, jumala pojad. Nii. Castor ja Polydeikos on mitte üksnes kultuurilised kangelased, nad on seotud ratsadega, hobustega, jah? Kohe me räägime sellest. Aga üks oli surelik, teine surematu. Nii, slaid läks kaduma. Neil on sama ema ja erinev isa. Kaksikutel juhtub. Ja, nimelt isa oli Zeus, ema oli Leda, isa oli Zeus, aga Leda abikaasa kuningas Tyndareus. Ma oleks öelnud Tindereis, sest on vene keeles nii. Tyndareus. Nii, ja vot. Niisiis, üks oli surematu, nagu jumal, teine oli surelik. Aga nad olid nii head sõbrad, et see, kes oli surematu, ütles, et Zeusile, et vahetame kohad ära. Zeus ütles, okei, ütleme, et teeme kompromissi. Nagu ütles Trump, teeme kompromissi, et 50-50. Et kord sina oled surelik, kord tema on, siis tema on surematu ja nii edasi. Aga mitte samal ajal, nii et üks on kogu aeg, kui üks on taevas, teine on maa peal, kui üks on maa peal, teine on taevas. Nii. Okei. Ashvanitest tegelikult oleks pidanud Eesti Shah siin olema. Need on India ja Leedu kultuurist kangelased. Aga paar sõna Romulusest ja Remusest. Sellist skulptuuri saab Itaalias erinevates kohtades näha, mitte ainult Latsios, kus Rooma asub. Nii. Kaksikud, visatud metsa, kus neid kasvatas üle ema hunt.
niisiis nagu kultuuriline kangelane peab olema loomadega seotud. jah, ja siis nad asutasid Rooma linna, aga seal nende vahel tekkisid väikesed lahkhelid, kes tahab detailsemalt teada, lugege eesti keeles ilmunud suurepärast Mihhail Kasparovi raamatut Kapitooliumi emahunt, mis muuseas on meie akadeemia väljaanne number 1, jah, Kapitooliumi emahunt. nii, siis seal on kõik need detailid, miks. Aga nad läksid riidu ja Romulus tappis Remust. No üldiselt venna tappimine ei ole hea mõte. Aga roomlastel oli vastupidi. Just see, kes tappis oma venna, sai auhinnaks Rooma nime, linna nime endale. Pluss veel enam, temast sai Jumal. Romulus Jumalana on Quirinus. Aga Remus ei saanud mitte midagi. Lihtsalt oli hea inimene. Nii, võt see on see Quirinus. Tema tavaliselt on kahe näoga, me oleme harjunud, et kahenäoline on Janus, aga ka Quirinus. Quirinusel on hästi mitu tähendust ja erinev päritolu, jah. Mis erineb Romuluse päritolus, jah. Ta on Marsi poeg või ta on rahulik Mars, Janus Quirinus, või on ta Romulus. Niisiis tal on kahepalgeline. See on Roomas see Collis Quirinalis või itaalia keeles Monte Cavallo. Siis see on Quirinuse väljak, mis on hobuste. Need on siin hobused ja need on siin diaskuurid. Niisiis, erinevad kaksikud. Diaskuurid ja Romulus ja Remus. Siin kõik ühes kohas. Ja Monte Cavallo, see on hobuste mägi ja siin on ka hobused koos diaskuuridega. See on mul vales kohas. Jäta meelde tulema hiljem. Taevaratsunikud. Sanskriti või veedilised ašvinid. Ašva on hobune, ratsu, ja baltlaste Läti Deva Deli ja Deva Sunelai me nendest rääkisime, aga nendel jumala poegadel on ka teine nimi, nad on ašvinid. Leedu ja India. See on India-Euroopa. Need on ašvinid. Ei ole Romulus ja Remus metsas, aga ka kaksikud, nagu inimesed ja samas jumalused, sanskriti mütoloogias või religioonis jumalate ja inimeste, nagu ka kreeklasel, jumalate ja inimeste vahel piir ei ole konstantne. Nii, need on imekaunid hobused, millega nad ratsutavad taevas. Tänapäeva Leedus siiamaani, kui ehitakse maja, siis seal, ma ei tea, kuidas selle arhitektuuri lihtsalt osa nimetatakse, aga seal on need ratsud, mis on see maja katoliiklastel, kristlastel on pühendatud paganlikudele ašvinitele. Ja nüüd läheme korraks. Oot, siia. Nii, kultuurilist kangelast, head inimesed, väga halvad inimesed. Tihti, nagu see
Boraro noormees, väga halvad inimesed. Skandinaavia mütoloogias kõige rohkem kultuurilise kangelase moodi on kuri jumal Loki. Ta armastab praktilisi nalju teha, mis tavaliselt lõpevad selle naljatamise objekti surmaga. Tahtis ka ära tappa jumalad Baldurit, aga ei õnnestunud, jah. Teda karistati. Natuke meenutab Prometheuse karistamist, aga see on palju rängem, sest teda sööb mitte kotkas, aga lohemadu jötun. Nii, aga mida siis Loki teeb? Miks ta kultuuriline kangelane on? Siis tema õpetab inimesi naljatama. Klounid, pajatsid tulevad selles. Ja nii. Tihtipeale klounid ka riietuvad. Eriti see punane kloun. Kui võib-olla mõned teist on näinud Fellini filmi Klounid, üldiselt traditsioonilist klouni on kahte tüüpi. Punased ja valged. Nagu Comedias dell'arte see andis, üldiselt klounid on vanemad kui Commedia dell'arte, andis Arlekiini ja Pierrot. Arlekin kui punane ja Pierrot kui valge, aga Arlekin on selline trikster, kes naljatab Pierrot kallal ja võtab tal naise, see kalambiin, aga traditsioonist oli vastupidi. Valge kloun oli türann, kes tema naljad punase klouni olid sadistlikud. Ja Fellini filmides öeldakse, et valged klounid kadusid ära, sest publik neid ei armastanud. Aga see oli, vähemalt Fellini väidab, see oli veel suurem kunst kui need punased klounid. Valge kloun tyranniseerib punast, punane teeb igasuguseid nalju. Ja sellised klounide, sellised klounide paarid tulid hiljem animafilmidesse. Tom ja Jerry, tüüpiline selline, või Nu pagadi, see hunt ja jänes. Okei, nii. Lõuna-Ameerika kultuurilistel kangelastel on palju ühist Põhja-Ameerika kultuurilistel kangelastel ja Sibiri rahvastel. See on, kui te tahate teada, see on kutk. Elik vares. Aga võib-olla kaaren. Kusjuures see on kultuuriline kangelane paljudel Sibiri rahvastel. No ütleme, need karjakid ja itelmenid on Kamtšatkal, aga tšuktšid on läänepoolsem, aga ka veel läänepoolsematel rahvastel on erinevate nimede all see selline kultuuriline kangelane. Ma tean, et ei tohi panna YouTube'i lõik, aga võite vaadata nõukogude aegset animafilmi Kutk ja hiired. Ja kus Kutk on maailma looja, aga hiired on, ja ta on negatiivne, ta kiusab, tahab neid tappa piksega, mägedega, kuristikudega, hiired on väiksed ja sümpaatsed. Nii. No, kui te oskate lugeda, see on kirjas Kutk. Ja see on kaaren. Ta on erinevalt need Boraro kultuurist kangelast, ta on inimeste esiisa. Ta on maailma looja ja esiisa. Samas ta nagu, võiks öelda, et ta on jumal.
aga jumalad on teised, vot ta on Kaaren. Sest et jumalad on enamasti nähtamatud, aga tema on nähtav. Ja ta on trikster, nagu Loki. Ta annab inimestele valgust, tuld ja mis oli nendes kohtades väga oluline, puhas vesi. Ta, Kaaren, on pesade rüüstaja. No, ma ei mäleta, kellel, vist ketarahval ei ole Kaaren, aga kotkas. Aga teised asjad on kõik sarnased. Ta õpetas inimestele, no panin siia suvaliselt kudumisega. No üldiselt kangast tegemist üsna primitiivsete instrumentidega. Ja mis veel, ta andis inimestele keele. Kaaren. Ja veel, ta inimestele on šamaan. Aga ta on nii võimas šamaan, et kõikide šamaanide šamaan. Samas, jah, ta on varas ja kaabakas. Ta annab inimestele kõik need asjad, mitte nagu Prometheus, vähemalt Prometheus mõnedel interpretatsioonides, ta teeb seda armastuses inimeste vastu või halastusest inimeste vastu. Aga ei, see on täiesti isekas ja ta varastab igalt poolt ja inimestel ka. Selline kultuurne kangelane. Põhja-Ameerikas on väga sarnased müüdid, aga seal ei ole kutk, ta on jõeltlingidel, ma ei oska seda hääldada, tsimšanidel, niisiis, tlingid on üsna, no ütleme seal kuskil Californiast, ütleme California kandist, ütleme USA ja Kanada piiril elavad, üsna kaugel sellest Kamtšatkast, aga meed elavad veel rohkem lõuna poole. Samas kõik need Kaareniga seotud müüdid on seotud lääneranniku põlisameeriklastega. Ja vabandust, ma unustasin ära veel öelda selle kutki kohta. Ta on nii kõva varas, et ta varastab päikese, kuu ja tähed. Aga kuidas ta varastab? Päike, kuu ja tähed olid ühe jumalanna juures tema järõngas, ütleme juurtas, vangis. Ja siis see Kaaren tuli sinna, teeskles, et ta on väike poiss, ütles, luba ma nendega mängin ja varastas ja siis nad tulid taevasse. Siin on, müüdid on teised, aga tulemus sama. Ta varastab päikese, kuu ja tähed, aga vahel ta varastab neid taevast ka. Ja nagu kutkid, see Kaaren on, Raven, ta annab inimestele keele. Annab inimestele keele. No, need on, oletame, need on väga vanad müüdid, kuna nad on Aasia ja Põhja-Ameerika ja ka Lõuna-Ameerika rahvastel samad. Platoni dialoogis Kratilos käib jutt sellest, et mitte kust tulid sõnad, aga kust sõnadel tulid tähendused. Ja see, nagu teate, omavahel Hermogenes ja Kratilos ja seda vaidlust tuleb lahendama Sokrates. Ei hakka ümber jutus, see on keeruline dialoog, aga Sokrates ütleb, et lõpptulemus oli see, et sõnadele tähendust annab tähendusandja, üks inimene. Nagu seadusi annab üks seadusandja, nagu see Solon
nii ka sõnadel annab see tähenduse andja, seadusandja. Ja ta ei arenda seda teemat, aga see on selge, et tegemist on kultuurilise kangelasega. Nii, sellega me täna lõpetame. Aitäh!